Tere päevast! Austatud linnapea, Paldiski gümnaasiumi direktor, õpetajad, kallid lõpetajad, lapsevanemad ja külalised. Tere tulemast Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpuaktusele. Tutvustan teile aktuse kava. Kõnega esineb Paldiski gümnaasiumi direktor, siis järgneb pidulik tunnistuste kätteandmine. Sõna võtab Paldiski linnapea, esinevad meie kooli õpetajad ja õpilased. Tänusõnad on öelda 9. klassi klassijuhatajal, põhikooli lõpetajate endil ja lastevanematel. Aktuse lõpetuseks laulame ühiselt meie kooli hümniks kujunenud Mart Siimeri ja Villu Kanguri lugu Lõppjaa. Palun teid kooli tipu sisse toomiseks püsti tõusta. Peale seda hakkab kõlama Eesti Vabariigi hümn. Paldiski linnapea, head põhikooli lõpetajad, austatud lapsevanemad, armsad kolleegid, head külalised. Täna on Paldiski gümnaasiumis pidulik päev. Siia piduhõmbulisse saali on kogunenud ka päris palju rahvast. See pidulik aktus on pühendatud ainult teile, head lõpetajad. Soovin teile õnne eduka põhikooli lõpetamise puhul. Nautige seda kulminatsiooni. Kuid te peate leppima ka sellega, et paljud tipud, mida te mäejalamilt vaatlesite, ei pruugi olla mäestiku kõrgemad. Põhikooli lõpetamine on omalaadne peatuspaik, omalaadne mõõdik. Aga kohe varsti peate te uuesti üles vaatama ning alles nüüd saate te aru, kui suurt osa oma teekonnast ei saanud te näha madalamalt vaadates. Te peate taas püsti tõusma, sirutama jalad ja jätkama ronimist. Aga alati on nii, et iga astutud samm on stiimul uue ja pikema astumiseks. On hea tõdeda, et käimiseks üha pikemate sammudega pole vaja tingimata kuuluda mõnda eliitkooli. Teil on antud võimalus õppida ka kodulähedases koolis. See, millisel määral või millises mahus te oma potentsiaali, oma võimeid kasutada tahate ja oskate, see on teie kõige enda teha. Teie senist usinust ja tehtud tööd,
Usun, et teil jätkub sihikindlust järjest kõrgemate tippude vallutamisel ja sama edukalt. Suur rõõm on mul ka Daniili üle, kes õppis algkoolis vene õppekeelega naaberkoolis ning koolitee õnnestunud läbimiseks tuli tal pingutada ja teha tublisti rohkem tööd. Ja ta sai sellega hakkama. Kallid vanemad, olge ka teie uhked oma laste üle, kõikide nende tänaste põhikooli lõpetajate üle. Nüüd ma tahaksin anda üle ühe lilleõie teie esimesele õpetajale, õpetaja Maiele, kelle hooliva käe all te, armsad lõpetajad, tegite oma esimesed sammud kooliteel. Aitäh tehtud töö eest, õpetaja Maie! Õpetaja Birgitta, teie klassijuhataja alates 5. klassist. Kallis Birgitta, tean, et see, mida sa teed, on keeruline ja ka kulutav. Aga kui tulemuseks on klassitäis särasilmseid noori inimesi, ei ole ükski minut kulutatud ajast tühja läinud. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Tänan, et oled vastu pidanud ja olen kindel, et ka järgmistel aastatel teed kindlasti kõik endast oleneva, et oma klassi toetada. Aitäh sulle, Birgitta! Kiituskiri, siis igas aines talle kiituskirja ei anta, sest ta on kõikides ainetes väga tubli olnud. Lisaks sellele autasustab Paldiski gümnaasium Andreast ka kooli võrkpalli meistrivõistlustel saavutatud 3. koha eest. Lavale ka Andrease ema. Nagu ilmselt ei ole pärast võimalust lavale tulla, siis ma tahaksin teil luba paluda ja tänada 2 inimest, kes õnnel kombel on täna ka siin saalis. Kõigepealt ma tänan Andres esimest õpetajat suure tähega, kes õpetas Andrese õppima ja ilmselt Andres ka armastab õppida. Õpetaja Maielegi. Suur tänu! Kes on ka täna siia tulnud. Tema on meid toetanud võiks öelda enne Andrese sündi nii vaimselt, moraalselt kui materiaalselt. Suur tänu sulle! Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Kadi Kristel Muru. Kadile on ainealane kiituskiri matemaatikast, füüsikast, keemiast, bioloogiast, vene keelest ja muusikaõpetusest.
Me palume lavale Kadi vanemad. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Georg Andres Veskioja. Georgile on ainealane kiituskiri ajaloost, keemiast, füüsikast, inglise keelest, bioloogiast, geograafiast ja vene keelest. Lisaks ainealane kiituskiri ka kehalisest kasvatusest. Ja samuti tänab Harjumaa Spordiliit Georgi heade sportlike saavutuste eest ning seoses põhikooli lõpetamisega. Ja lisaks saab Georg ka kooli võrkpalli meistrivõistluste tänukirja ja tema võistkond saavutas seal 2. koha. Georgi vanemad. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Sander Lind. Sandrile on ainealane kiituskiri ajaloost, füüsikast, keemiast, bioloogiast, inglise ja vene keelest. Me palume lavale ka Sandri ema. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Elisabeth Leena Pondre. Elisabethile on ainealane kiituskiri ühiskonnaõpetusest ja bioloogiast. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Vjatšeslav Andrejev. Slaavikule, nii nagu me teda koolis kutsusime või kutsume siiamaani, on ainealane kiituskiri kehalisest kasvatusest ja tänukiri ka õpilasesinduse tegevusest osavõtmise eest. Lisaks tänab Paldiski gümnaasium ja autasustab Slaavikut ka kooli võrkpalli meistrivõistlustel osalemise eest ja seal saavutas tema võistkond 2. koha. Lisaks tänab Slaavikut ka Harjumaa Spordiliit ja Spordiliit on väljastanud talle tänukirja heade sportlike saavutuste eest ning seoses põhikooli lõpetamisega.
Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Mirel Antoinette Kats. Mirellile on ainealane kiituskiri vene keelest. Lisaks on ka tänukiri Harjumaa Spordiliidult heade sportlike saavutuste eest ning seoses põhikooli lõpetamisega. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Vladislav Klitšov. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Viktoria Kramar. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Virgia Laul. Lisaks on Virgiala Harjumaa Spordiliidu poolt tänukiri heade sportlike saavutuste eest ning seoses põhikooli lõpetamisega. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Anett Meltsas. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Eerik Nugis. Eerikule on ainealane kiituskiri kehalisest kasvatusest. Lisaks tänab Eerikut Harjumaa Spordiliit heade sportlike saavutuste eest ning seoses põhikooli lõpetamisega. Ja samuti saab Eerik kätte oma aukirja. Kooli võrkpallimeistrivõistlustel saavutas Eeriku võistkond esimese koha. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Kevin Põdra. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Danil Rezanov. Danilile on ainealane kiituskiri bioloogiast ja kehalisest kasvatusest. Samuti tänab Danili Harjumaa Spordiliit heade sportlike saavutuste eest ning seoses põhikooli lõpetamisega. Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Tanel Tõnisson.
Paldiski gümnaasiumi põhikooli lõpetab Käroli Valtin. Kärolile on tänukiri püüdliku suhtumise eest õppetöösse. Väga tubli. Sõna on Paldiski linnapeal härra Tšerepanovi. Austatud direktor, austatud õpetajad, kallid põhikooli lõpetajad, vanemad, kaasviibijad. Mul on au täna tervitada teid sellise piduliku päeva puhul ja ma siin kaua mõtlesin, millest me siis peaksime rääkima, et tegelikult linnapeana võib-olla peaksime rääkima riigi ja linna arengutest, aga ma arvan, et põhikooli omandanud noored juba saavad ka ise aru, kuidas riigil ja linnal läheb ja ise hinnanguid anda. Ma tahaks rääkida millegiski tähtsamast, millest ka koolidirektor teile juba natuke rääkis. Et kui rääkida valikutest, sest teil praegu ei olnud ju suurt valikut, te pidite õppima ja kõik, see oligi ainuke valik ja pidite põhikooli hariduse omandama. Aga kõik, eriti noored, ma arvan, läbi aegade kõik inimesed tahavad olla õnnelikud. Mis see õnn siis on? Sest kui me vaatame praegust sellist reklaamipropagandat, et oleks vaja siis nagu rohkem raha teenida, rohkem tarbida ja tegelikult see ongi õnn, kui sul on palju raha ja saad endale paljusi asju lubada. Tegelikult see vist päris nii ei ole, sest et ostad endale uue asja, paar päeva sul on hea meel, siis jälle nagu kuskil see õnn on kadunud. Et mis asi see õnn siis on? Ma arvan, et kõige lihtsamini enda jaoks ma saan sellest nii aru, et tegelikult õnn on see, kui sa tegeled selle asjaga, mis sul meeldib ja suhtled nende inimestega, keda armastad. See ongi vist kõige suurem õnn ja selleks, et seda elus saavutada, ma arvan, ongi vaja teha õiged valikud. Praegu räägitakse, et iga 2 aastaga inimkonna siis teadused suurenevad 2 korda. Nii et seda infot on väga palju ja väga ühelt poolt on muidugi hea, et seda infot on palju ja on võimalik lugupeetud Paldiski linnapea, Paldiski gümnaasiumi direktor, austatud kolleegid, lapsevanemad, külalised ja õpetajad ja kallid lõpetajad. Kohe läheb üle. Olen nende laval istuvate noortega koos koolis käinud 5 aastat. Nende aastate sisse on mahtunud nende mitu arenguetappi. Alguses olid nad armsad lapsukesed. Siis said nendest jonnakad õpilased ja isepäised puberteetikud.
Viimase aasta jooksul on neist saanud väga meeldivad noored inimesed. Aga nagu rahvatarkuski ütleb, ega inimene enne targaks saa, kui ta rumal ära ei ole ja keegi ei saa suureks enne, kui ta pole olnud väike. Tänane päev on esimene tähtis vahekokkuvõte nende noorte eluteel. Kõik suured võidud on veel ees. See, mis peale tänast päeva tulemas on, saab olema väga huvitav, võib-olla ka natukene hirmutav, aga kindlasti elamusi pakkuv, arendav ja õpetav. Armsad õpetajad ja nende pered, olge avatud kõiki võimalusi vastu võtma, olles ise seejuures uudishimulikud, heatahtlikud ja õppimisvõimelised. Ma tänan oma klassi, lapsevanemaid, kolleege ja kõiki, kes on meie klassiga kokku puutunud nende 5 aasta jooksul. Me oleme teineteisele nii mõndagi õpetanud, koos nutnud, naernud, lahendanud arusaamatusi, olnud ühe mütsi all. On olnud väikesi reise, erinevaid ettevõtmisi ja hulga muid värvilisi kilde, millest koolielu koosneb. Mõeldes igaühe peale neist, kes siin istub, mis mulle nendega seondub. Mirelliga seondub see, et tal kipub olema pea laiali otsas, aga ta on asjataja ja ninatarkust on tal ka. Virge on alati rõõmsameelne, korrektne, konkreetne, asjalik. Caroli, armas tüdruk. Minu arust nooremates klassides olid enamik klassipoisse temasse armunud. Ta on väga sõbralik ja rõõmsameelne. Elisabeth, tema altkulmu pilk, natuke kinnine olek, tema flööt ja tema loomateemad. Andreas, teadmishimu, tagasihoidlikkus. Slaavik, julgus astuda vaidlustesse igal ajal ja igas kohas. Viisakus. Tanel, vaikne vagavesi, aga ma olen kindel, et sügav põhi. Georg, naerusuine suhtleja. Eriti nooremates klassides ajas tema naeratus ära kurva meele ja paha tuju. Nüüd vanemaks saades ta nii laialt enam igal ühele ei naerata. Praegu ta vist tegi seda. Sander, tema soliidsus, sirge selgsus, rahumeelsus. Kadi, malbe olek ja pikad juuksed, mida täiendab siis reaalainete maailmas hästi orienteeruv mõistus. Iseteadvust on temas ka. Vladik, tema hea südamlik, vaikne kohalolek ja muie suul. Danil, edasipüüdlikkus, sihikindlus. Kevin, tema emotsionaalsus. Victoria, tema omaetteolek ja sõbralikkus. Ester, energilisus, vürtsitatud laiskusega. Anett, rahulik, lahke. Ja Eerik, tema muretus ja rõõmus meel. Ja tema V3 olekut 5. klassist on minul alati meeles. Vedel, tihke ja tahke. Nagu te teate, mulle meeldib laulmine. Ja sellepärast on minu kõne lõpuosa klaverisaatega. Ma loodan, et ma saan hakkama.
mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Ent kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame surmani õppima tõde. Algavad me eluaastad lapse eas, mille raske pole vahet teha, mis halb, mis hea. Öeldakse vaid sulle, ära nõnda tee. Siit maalt lõpeb hea ja algab kurja tee. Sellest hiljem aru saad, miks elus on nii, et magusam alati on keelatud vili. Meie inimlapsed iialgi ei tea, mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Ent kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame surmani õppima tõde. Raskustes ma elus alles aru saan, mis kergelt tulnud, selle peagi lihtsalt unustan. Nõnda Jumal muuredes proovibki meid, et kui kindlalt käime tema armastuse teed, tagantjärgi näeme, hädast õpimegi meil. Kui tark on küll looja, kes on nii seadnud meid teed. Meie inimlapsed iialgi ei tea, mis radu tuleb kellelgi käia. Nooruses arvame, kõik on hea, ei minul või halvasti minna. Ent kui sageli näeme, et see, mis alati tundunud õige, valeks osutub ja nii me kõik peame surmani õppima tõde. Peame surmani õppima tõde. Aitäh!
Rudolf Rimmel on öelnud järgmised read. Me astume eilsest homsesse, aga tunnelist valguse kätte. Sest keegi meist tõestab, et leiame sealt kõikide lähtete lätte. Kuidagi sedagi teame, et vaid homsest peab otsima venda. Ja kõikidest teedest raskem on tee läbi iseenda. Öeldakse, et kool on meie teine kodu ja õpetajad meie teised vanemad. Kunagi lendab iga linnuki oma pesast maailma avastama ja täna teeme seda meie. Sellepärast tahame teid kõiki veel kord tänada, et olete meid aidanud ja juhatanud, kuid nüüd peame edasi minema, et tunda paremini iseennast ja maailma avastada. Aitäh! Jääst alati vaba on Paldiski sadam. Kõlama hakkab meie kooli laul lõppjaan. Palun lavale meie kooli laulvad õpilased ja õpetajad. Käia ei saa, on asju, mis sai või mahu. Kuid kõik olnud veel siin päevinna päev, kuid praegu siin linnas on rahu. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, möödavas möödaksid meri. Ning vaata ja vaata ei olegi taba ja vaksel kui vesi on veri. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, möödavas möödaksid meri. Ning vaata ja vaata ei olegi taba ja vaksel kui vesi on veri. Kui loodus on õnnistan loodega, siis väljuda poole on tee. Kes kalla peal kriikab, näeb kauguses saab, et teine varjus on veel. Teist väiksem on suurim, sa muretsega, see paklik või Põhjamaa ime. Las kõlab ta keesi päevinnal veel, kus kaua on püsinud pime. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, möödavas möödaksid meri. Ning vaata ja vaata ei olegi taba ja pakseb kui vesi on meri. Jääst alati vaba on Paldiski sadam, möödavas möödaksid meri. Ning vaata ja vaata ei olegi taba ja pakseb kui vesi on meri. Aegamööda minutid ju kaovad kõik. Ära looda, et neid kohtad veel. Eilsest veidi kahju meil küll olla võib. Parem siiski see, mis ootab eel. Teele jah, teele nüüd, pikk on tee. Algust ja lõpusel varjab silmapiir. Tundumatust lubades vagun see sinine. Veereb ja igaüht kaugustesse viib.
asjata ehk solvasime sõpru häid. Ajapikku seegi meelest läheb. Seiklusteta elu peagi tüütaks meid. Rutta vedur, ära seisma jää. Teele jah teele nüüd, pikk on tee, algust ja lõpusel varjab silmapiir. Tundumatust lubades vagun see sinine veereb ja igaüht kaugustesse viib. Taevakarva vagun kärmelt mõõdab maad, hoogu iga ratas lisab veel. Ah, miks küll see päev nii ruttu otsa saab, miks ei kesta terve aasta see? Jah teele nüüd, pikk on tee, algust ja lõpusel varjab silmapiir. Tundumatust lubades vagun see sinine veereb ja igaüht kaugustesse viib. Teele nüüd, pikk on tee, algust ja lõpusel varjab silmapiir. Tundumatust lubades vagun see sinine veereb ja igaüht kaugustesse viib. Veereb ja igaüht kaugustesse viib.